Tšau, Olari siin. Olete kuulnud ühte lugu ühest mehest, kes magas palmi all. Magas ja siis sealt üks mingi teine tüüp kõndis mööda ja küsis, mis magad siin? Ma ei tea, magan, mul midagi ei ole teha. Jaa, aga kuule vaata, seal puu otsas on banaanid. Kuule, võta nüüd need banaanid. Võta need sealt puu otsast alla, vii turule, müü maha, saad raha. Okei, edasi. Ja kui sa seda teed mitu korda, palju, siis sul on palju raha. Saad palgata endale inimesed, kes sinu eest võtavad neid banaane sealt puu otsast ja sinu eest viivad neid sinna turule, eks ju. Saad veel rohkem raha. Okei. Ja edasi. Ja siis kui sul on hästi palju raha, siis sa saad teha, mis tahad. Midagi, siis ma saan teha, mis ma tahan. Ja. Ja siis mõtlesin, siis tüüp ütles, aga mis sa arvad, mis ma praegu teen? Võib-olla tahtiski palmi all magada. Võib-olla tal juba mingid süsteemid juba käivad seal. Võib-olla ei olegi midagi rapsida. Seda lugu ma mõtlesin sellepärast, et ma ammu juba olen mõelnud, et mis vahe on sotsialistile ja kapitalistile. Kumb oleks nagu tõenäolisem, et tuleb sinna teise venna kui und segama, et kuule, mis passid siin, hakka tööle. Kumb on tõenäolisem, et kas seda ütleb kapitalist või seda ütleb sotsialist. Tõge hästi utreeritud. Et nagu ilmne vastus on see, et kapitalisti hullult huvitab, et mingid rahad liiguksid ja möll käiks. Aga tegelikult minu arvates on vastupidi. Et pigem ikka sotsialist huvitab, et keegi teine lebotab, et kuidagi teise tegevused lähevad ikka sotsialistele palju rohkem korda, sellepärast, et tema on teistele välja lubanud mingisuguseid sotsiaalseid hüvesid, mida ta enam kanda ei jaksa ja siis teised peavad hakkama tööle selleks, et täita mingisuguste totakate tegelaste mingid totakaid lubadusi. No, ehk siis tänane teema, pension. Pikk sissejuhatus, aga jaa, et kuidas see siis on seotud sellega, et miks kuidas on, see on jällegi, ma räägin enda nägemusest asjast, nii et see ei pruugi üldse olla õige, aga ma räägin nii nagu mina seda asja näen, ja kuidas see mulle loogiline tundub, et mis asi see pension on ja mis see tähendab, et saad istuda palmi all ja magada ja mitte midagi teha. Ja teised maksavad ka veel selle eest. See on mitu asja. Esiteks on see, et oma elu jooksul, ükskõik kui pikk see siis on olnud selleks momendiks, on keegi jõudnud nii kaugele, et tema sissetulekud katavad ära tema väljaminekud. Ühel viisil või teisel. Olgu selleks kas või siis see lotopilet, eks ju. Mingi üks plaks, eks ju, ongi käes. Teine orjad terve elu, ikka ei ole mitte midagi. Et suudab kõik jooksvalt ära kulutada. Teine asi. Et kus see vahva legend oli sellest, et kuidas see pension üldse pihta hakkas. Oli sellepärast, et ma ei suuda öelda, kas see Prantsusmaa või Inglismaa, igatahes olid kuskil töötajad ja siis vanad töötajad siis hoidsid oma töökohast kinni, sellepärast, et sellest saab palka, eks ju. Ja uutel ei olnud enam mitte kuhugi minna. Ja siis mingi moment siis öeldi, et keegi tuli selle peale, et kuulge, et davai vanakesed, kuulge, astuge siit teest ära, me anname teile me maksame teile sellest mingisugused teest ära, noored saavad tööle tulla, siis selle tehase või kus iganes see pakkumine tehti, oli kasulikum nendel vanakestele maksta, et nad eest ära lähevad, uued tulid peale, nende produktiivsus ja innovatiivsus ja kõike oli piisavalt palju suurem, et see tasus selle tehingu ära. Ja sellest sai väljendada industrinorm, eks ju. No, et ei ole sihukest asja nagu, et kellelgi on hullult kahju mingitest vanakestest, vaid lihtsalt öeldigi, et kuulge, et aitab küll, noored tulevad, katavad teie vajadused ära ja ongi hästi. Teine, nüüd on kolmas isegi, et vanades Eesti taludes või vanades majapidamistes, kus oli palju lapsi, lapsed kasvasid ülesse
ja ilmselgelt hoidsid siis ka vanadel inimestel nagu sihukest tuju üle, ühesõnaga hoidsid nagu vanakesi samamoodi nagu need vanakesed aitasid nagu noori kasvada, eks ju, see on normaalne, eks ju, peres ikkagi hoitakse üksteist. Ja kui me nüüd toome selle sama tarkuse näiteks ka tänapäeva, eks ju, et miks peaks keegi kedagi mingit vanakest nagu toitma, eks ju, sellepärast, et võib-olla see vanake siis mingi moment siis varem tegi mingisuguseid tegevusi, näiteks investeeris, panustas kuskile mingisse ettevõttesse, mingi ettevõtte arengusse ja sellest ettevõtte ja sellest tekkis siis sellele ettevõttele kohustus seda vanakest siis nagu hiljem üleval hoida, ehk siis dividendid, eks ju. Panustus kuhugi, sai osaluse, ettevõttel läheb hästi, saab mingi natukese aja tagant saab dividende, ongi korras, eks ju, põhimõtteliselt sama asi. Perekonnas ka, kui sa panustad valesti, lastesse ei toida, eks ju, neid ja lapstel on pöörastanud sellest vanakesest nii palju, siis täpselt see kajastub ka siis sellest laste suhtumisest hiljem sellesse vanakesse, eks ju. Ja samamoodi siis ettevõtluses, eks ju, panustad valesti, panustad liiga vähe, panustad valedesse kohtadesse, ettevõte läheb pankrotti, no siis nii on, halb õnn, eks ju. Aga kõik asju ei saagi ette näha. Mõnikord jopab paremini kui teinekord ja ka on õige. Vot, siuke lugu. Ehk siis, et pension on siukene veider asi, ehk siis, et oma tegevusega, mida sa iga päev nagu teed, kui sa oled noor või teojõuline, sa valmistad ette ennast selleks ajaks, et kui sa enam ei ole nii tegus ja tugev, ehk siis sa saaksid hakata neid dividende kuidagi välja võtma. Ja kuidas sa saad oma asjad nagu ilusti korras hoida, näiteks kasutad pereeelarvet. Vaatad, et sul sissetulekud püsiksid suuremad kui väljaminekutel, hoiad silma peal, et sa mingiste rumaluste peale ei kuluta seda. Kui te ostad mingi laenuga mingeid asju, siis mõtled selle peale, et selle asja väärtus pärast, kui see laen on ära maksnud, endiselt suurem kui see laenu makstes nagu võttes oli, eks ju. Mitte sa ei võta mingi õhupalli peale, ei võta mingi poolaastast laenu, mis sa võtad, riputad lakke, pauk ongi kadunud, ja siis maksad seda surnud hobust, eks ju. Siukeste enesedistsipliini mõttes on nagu mõistlik ennast nagu jooksvalt siis nagu tasemel hoida, et üks päev, kui sul on vaja siis hakata nagu, kus ma ütlen, neid dividende välja võtma, et sul oleks kuskilt võtta. Kas või ka kogukonnast, eks ju, või sõpruskonnast või kus iganes, eks ju. Ja siis on veel see riiklik pension, okei. Ma olen kuulnud, et isegi soomlased arvavad, et nende see Soome pension on siuke väike huumor. Pigem ikkagi nagu enesepanus on see number 1, mille peal tasuks loota. Kõik ülejäänud on siis on, ei ole siis ei ole. Aga ikkagi iga päeva lõpuks igaüks on ise oma õnne sepp ja oma õnne valaja ja nii lihtne ongi. Kuulge, aga selle mõttega on tänased mõtted jälle videoblogis saadud ja miskit on siis järgmise korrani ja hoiab sidet.